Selle klaveri elulugu on küllalt pikk. See on tehtud ühe tuntuma klaverimeistri Ernst Hiisi poolt, tema konstruktsioon ja muidugi, mis on Ernst Hiisi klaveritel, on kõla, nagu öeldakse, sound on väga hea. Ja sellepärast me otsustasime selle klaveri täielikult renoveerida, et saaks Haapsalu muusikakooli esindusklaveriks. Kuulujutud räägivad, et Stalin sai samast seeriast omale pilli number 1. Kas see võib tõsi olla? Jah, niimoodi ajaloos on kirja pandud. Ja et see läks siis sünnipäevaks meie suurele juhile. Mis siin taastati, mis siin uuendati? Selle pilli juures taastati kõik peale kõlalaua ja raami. Kõik keeled, kõik katikud, polstrid, kõik klaviatuur, kõik on uus ja ka korpus sai uue välimuse. Mina olen Haapsalu muusikakooli klaverihäälestaja Ants Tulvik. Mina isiklikult eelistan seda klaverit, sest kõla on lihtsalt nii puhas ja tundub nii lihtne ja mugav ja mõnus mängida. Sellel on lisaks ka mingi sentimentaalne väärtus, et kus see on käinud, kelle käes on see käinud, mida on sellel mängitud ja mida sina saad sellel mängida nüüd uuesti. Ja tutvusta ennast, kes oled? Mina olen Maian Tohver. Kuidas selle klaveri taastamise mõte tuli? No, klaverite taastamise mõte, mitte ainult selle oma, tuli sellest, et kõik meie koolis asuvad kabinetklaverid olid vanemad kui 30-40 aastat. Kuidas te selleks raha leidsite? No mõte üldse hakata neid klaverid korrastama tekkis seoses kooli 60. aastapäevaga, see on 2 aastat tagasi ja kuna see on hästi kallis protsess, ütleme, ühe klaveri taastamine on kusagil 4000 euro ümber, siis me ise arvestasime, et see võib võtta meil kuni 10 aastat, kui me saame ringi peale, aga õnneks me leidsime palju aitajaid. Me organiseerisime ühe fondi, mille nimi oli Haapsalu klaverifond, sinna laikus raha, siis ka kooli omanik toetas meid, leidsime raha ka Eesti Noorsootöö Keskuse ühest projektist, mille nimi on Varaait, ka see on meid mitmel aastal toetanud ja muidugi kõige lõpuks siis tulid meile appi piirkondlikud erakonnad, IRL ja Keskerakond. Ilma selleta, nagu ma juba ütlesin, me oleks 10 aastat tegelenud nende klaverite taastamisega. Praegu läks siis, ütleme niimoodi, 2,5 aastat, et me saime ringi peale oma kõige olulistematele klaveritele, need on siis klaveriklassi kabinetklaverid ja saali kontsertklaver. Esimene kontsert oli siin juba õrnalt jõuluhõnguline. Kas sellel klaverit tuleb ka jõulukontsert? Aga otse loomulikult tuleb siin ka jõulukontsert. Need hakkavad juba, homme on esimene klassikontsert, minu mäletamist mööda, see on siis Jüri Ilvese õpilaste jõulukontsert. Sellele järgmine päev on siis, kolmapäeval on siis õpetaja Mark Uusi õpilaste jõulukontsert. Nii et nüüd hakkab riburada pidi neid kontserti järjest tulema siin. Nagu me avakontserdis nägime, on see klaver nii võimas ja klaviatuur on sellise ulatusega, et saab mängida lausa 3 käel. No jah, ega see nüüd nii eriti tavaline ei ole. Ma arvan, et siia klaveri taha mahub ka veel 4 mängija. Reeglina ikkagi mängitakse klaverit, kasutatakse soolopillina ja suhteliselt ka mängitakse duona, aga ütleme selline 3 pianistiga projekte, seda nagu tõesti mina nägin ka esimest korda. Nii et klaver on aus, tubli ja innustab enamgi veel. Otse loomulikult.
ma arvan küll, et see projekt igati õigustas ennast ja püüame siis edasi tegeleda, sest järgmine samm on meil hakata pianiinosid uuendama. Ma arvan, et pianiinodega võib-olla on küsimus küll selles, et neid tuleb hakata ostma uusi, neid vist ei ole eriti mõtet uuendada, kui mehhanismid on läbi, võib-olla ainult keelte vahetus tuleb kõne alla. Aga ma arvan, et selle tööga tuleb edasi tegeleda. Nii, aitäh ja palun tutvust ennast. Kirjus Kreegi nimelise Haapsalu muusikakooli direktor Andres Kase.